ja Peilmani vastu 2 viimast ringi käimas ja ringi peale on ta 5 sekundit kiirem. Siin on täiesti võimalik, et Gregor Kuusk veel selle esikonniku mehe sinna kinni püüab ja see oleks küll täiesti uskumatu sõit. No praktiliselt viimased kohatused, mis selle tulemusega praegu selle lühikese ringiga suudab ennast sõita mees siin esikonikusse, siis igal juhul läheb Nõgesmaa siin praegu ka meistrivõistluste liidriks peale seda sõitu, kui ta suudab oma kohta muidugi siin hoida. Aga viimasel ringil on nüüd võistluste liider. Nüüd lõpule tuleb, Papa juba rõõmustab ja liider Eesti meistrivõistlustel Kevin Nõgesmaa on peal 67. Kart oli, et esimene sõit 50 masinile. Kaks kuudunud, seda võistluste oli mõlemas, kui Läti põhistansis kvalifikatsioonis oli siin mõdleviste päästa. Kus äratavad. Ja sellest on nagu väga tore vaadata, et väiksed poisid sõidavad, lapsevanemad on raja ääres ja vahet. Saab kiiresti seal selle abiväega nii-öelda võistlus rajale tagasi. No siin praegu oli kõrval, kui siin noorvõidused ja Tiisalal anti. Veteransportlane Jakk oli isegi raja peale jooksnud suure sarja ärevuses. Aga oli ka aru saada, sest temast möödus parasjagu võitlusõitja numbriga 26. Karl Hint on kolmas, Henrik Reilmann 4. praegusel hetkel ja vaatame siis üks Kuusk on juba 6. kohal siin selles võistluses. Vedadel kui Peilmann ja Hint, et ma üldse imestada, kui Gregor Kuusk siin järelevad 2 ringiga veel, mis üsna peaselt alguse saab, kui liider tuleb. Võistluse sõidu lõpetada ka 3. kohal. Ja ega siin ka noorvõidusõitja Kuusenamiti raja häälest nõuaned, et tuleb peahoida, kas oskab me öelda, kus seal võidusõitja Reppap on, mis koha peal? On meil silmareppad teil 10. kohal. Väga tubli. 9. tõuseb. Sardusin järel kaasele Vaase teisele võitjale 67 ja Kiri Nõgesmaa on siit palju rohkem käsi tõstis ära koodi mingi mõõdama lahva. Väga lõõg on Janne Kevin ja Samasse sekundisse hakkab kaitsesse võitlus jõudma ja ongi 0,9, aga 7-8 ehk siis 70 sekund on esimese ja teise erinevaid võimalusi lendamistada. Järgmise klassi sõitjad Minijemmiks masinaklassi mehed on kogunenud sinna. Nii et 2 punkti lähemaks.
peab saama ta nüüd siin juures siis 12 punkti. Kuuse ettepanek oli hetkel mitteametlikud tulemused, kui saame siit esimese sõidu protokollid, siis saab ja siis juba täpselt meistrivõitli jahka, see eelmine siis Tervi Mägesmaa ja Gregor Kuuse vahe. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja eelmiste nädalate sõit on alguse saanud, kuigi siin seda Holshoti ja kuidas ja mismoodi selle võistluse kõrgematele tulemustele sõite ning Jevgeni Verona võitleja võistluse väikene Hendriku Preismann, tema sellele on hoidnud teist kohta, nii et see on ka läbikõlete Liis Eilmanni poolt siis 4 tulemus eelmise aasta võistluse. Hendriko Peilmann, nüüd 2 sekundi kaugusel Kuubolin, 28 Patrik Kumas, 59 Karl Hunt, 239 Kaarel Kutsar ja 12. kohal Esma ja Kuuse vahe ennem tänast etappi oli 9 punkti. Tähendab, et siin on selle ringiga, mille tõesti päris põnevat teemat siin Kuuse järge sõna siitile. Евгений Миронов, где-то сюда в скайпе, вето. Он tegev 1 minuti, on 30 sekundit, Kalev võiks. Kindlasti võib öelda märksõna tänases 50 asemega, see sõidus on see, et see, kes kõige rohkem juhti pisub seega kui selline liider ja Jevgeni Mironov on praegusel hetkel saanud juba teise 10 algusesse. Tõusnud siis Raivo Laitsantsi vahe Kuusega oli 20 tagasi sõita, kui mõlemad mehed ikkagi Raivo tugivad ja võntu võtavad tänasest võistlussõidust, aga neljandal kohal 93 ja Gregor Kuus, nii et Kuusk on jällegi võistlust eesotsast pöidjad püsti, näidatakse veel seda, et ei saa tõepoolest siin päris 137 Richards on 93 ja Kuusk Peilmannil veel seal väikene kellele ta seal veel lastakse vähepöödile vees minema, aga tuleb 737 ja Richards oleks Kaasits hoopis 2 punkti. Siin, et siin tõeline ebaõnn peab tabama siis nii edasi, kui uus teoreetiliselt võimalikel väikselt välistatud võimalus. Teoreetiliselt jääb see võimalus ikkagi ülesse. Nii, Gregor Kuusk võtab siis 3. koha punktid ja tema on võidjama ootama millise tulemusega võtab 9. kohale.
Tuletame siis veel kord meelde siin kiiremate sõitjate nimed numbrid 737 Richard Kalsins, Läti võistleja siis tänasel kvalifikatsiooni kiire, tema sellega 0,7 sekundi kaugusel oli siis 39 Otto Sirel Linnamäe krossiklubist ja siis 93 Gregor Kuusk Moto Racingust. Küll aga siin mõnel sõitjal olid siin väikesed probleemid treeningul transponderiga, mis tähendab seda, et ega me kõik võiste kiirust siin 100% ei tea ja kindlasti üks nendest meestest on siin Kevin Nõgesmaa ja motospordiklubi sõitjatest, kellele siis kvalifikatsioonis kirja ei saanudki. Ja näiteks vaidlusi siis tehakse siin ühelt poolt ja teiselt poolt ka sellest õudsetest pildid. Seda õige ole, eelmine aasta näitas, et nii mõnegi poole pealt läks asi vaidluseks. Võrdseid tulekuid siin oli. Aga nüüd siis juba sõida Tiiku käe valmis, eeldame mõnetootsi tihvaks või limonaadid, mis teil pärast juba käes on, sellepärast et kaaselamine läheb nüüd siis juba järgmisele tasemele. Teil on võimalik siin ääres teha kõva ära kõikidele sõitjatele ja 56 inimesed on tänasel päeva kõige nooremad osalejad, mis tähendab, et loomulikult nendele meestele ja mitte ainult meestele, vaid ka tütarlapsele tuleb kõvasti siin siis kaasa elada. Sest nende motocrossi tee on alguses ju selline positiivne emotsioon, mida on võimalik siin multicrossilt ja multicrossi publikult saada, jääb nendele väikestele sõitjatele kindlasti päris pikaks ajaks meelde. Meie heal uuriksel mäenõlvadel, kui tulevad sõitjad siit esimeselt ringilt või stardist, siis andke endast märku, kui teil kasumaid vilesid tulesid küljes praegu hetkel ei ole, siis on võimalik endale neid soetada. Üleval mäenõlval on seal ka erinevad müügikohad, on seal juhtamüügiautole ja seal kõrval ka täpteste vildersid kava kohe, mida ostke sealt endale siis kasunad ja asjad ja täpil läbi valmis kõik, mis vaja on. Stardili on jäänud veel napid 5 sekundit ja kohe jõudnud meil natuke jõudsat ja võite 56 sõita on vaja ja tundub, et 737 ja Valsist võtab siit kindlalt pääsevõidu, aga mitte nüüd nii väga kindla ka. Siis kenasti avaringilt tagasi tulnud ja ikkagi on saanud siin siis 67 ja Kevin 3 Gregor 625 Margusta Ferras 177 ja nagu siin juba öeldud sai, kiire tüdruk Evelina Kaali on praegusel hetkel 1,... siit sõiduaega on siin järelduseks ja praegusel hetkel siin siis kiiremad ajad tulevad siia kuskile 1.22 kanti kvalifikatsiooni. Nüüd on 6 ja ringile peale läheb kuskil 1.20-ga nüüd viimastel kiirudel. Isa nibid nabid ja sõiduaja algusest nüüd nad tulevad, kas jõuavad siis enne 8 minuti täitumist nad siis väikse ringi lõpetada või läheb see võistlus siis mida siis kohele viimasele ringile sõidab sellel hetkel, kui see liiderdaanad tulevad sealt ajarusse joonele. Vahe on siin kasvanud pigem ilmselt ees ja üldiselt sõidus tuleb 3 kuus, keda Like